Tervist. On sünnipäevalapse tunne natukene, aga kõigepealt me vaatame filmi ja siis me lähemegi nii-öelda tõuseme lendu. For thousands of years, singing has been the way of telling stories, memorizing information, entertaining yourself and others, and especially showing who we are. 4 small democratic countries, Finland, Estonia, Latvia, and Lithuania, have decided to join their strengths to show their cultures, traditions, and beautiful nature to all who are interested. For this reason, Singing Heritage Route is formed. Singing Heritage Route is a route along the eastern borders of 4 countries. The route's total distance is now over 2,000 kilometers, and it can be even more in the future. During these centuries, the Baltic and Finnic people maintain their cultural nature and language by keeping up their singing traditions and songs. The dominating classes often had different languages and habits. Still, ordinary people used their old songs and kept their beliefs and cultural worldview alive by singing them, thus maintaining their languages and cultural identities. The Runo song tradition is considered to be at least 2,000 years old. The definition is based on linguistic research. At about the same time, different variations of the Baltic Finnic language began to diverge from each other. Lelo is an interesting and distinctive sub-tradition of 2,000-year-old Finnic Runo song, and it is central to the cultural identity of Seto people. In the eastern part of Latvia, the tradition is called singing with a puspals. This singing style is usually performed in small groups. Sutartinis is a form of polyphonic music performed by female singers in northeast Lithuania. The men are presenting an instrumental version of Sutartinis. Songs tell about many different themes like work, calendar rituals, weddings, family, wars, history, and moments of daily life. The Singing Heritage Route aims to enhance the safeguarding and transition of singing traditions to the next generations in the 4 participating countries, and at the same time, support sustainable cultural tourism in the eastern parts of the countries, and give new opportunities for enterprises and communities to get income from tourism. We invite you to visit on our route of singing heritage. We do not forget our other living cultural heritages like saunas or delicious food. You are also able to relax in our beautiful and peaceful nature. Ja, suur tänu. Tegelikult nagu te näete, see selline laulupärandi tee, tegelikult see on aastatuhandeid vana. Ei ole midagi muud kui tegelikult, kui mõelda ja käia ja olla, et siis ta on aastasajad ja tuhanded on selline võimalus seda laulu ja seda pärandit juba kuulda. Kui minusugune lihtne paistukihelgala poiss või siis ühtlegi Viljandi poiss tuli Tartu Ülikooli õppima, siis tegelikult Jaanika Orasel oli juba mitme doktoritöö ja head materjali, palju väga head arhiivmaterjali ju ka läbi uuritud ja tegelikult selle tee puhul ja kogu selle ettevalmistava perioodi puhul on olnud see lähtekoht juba ikkagi nii tummine, et ühest küljest on meil ju selline akadeemiline uurimus ja need materjalid ja need tegijad ikkagi juba ka Soome, Eesti ja omavahel väga paljuski koostööd teinud varem. Ja 2021, siis kui soomlaste eestvedamisel ka me lõime punti ja siis sai tehtud selline assotsiatsioon eraldi.
Ja sellelt kaartilt on natuke näha ka, et juba siis oli Baltikum ja Soome eestvedamisel pandi selline üleüldine koostööraamistik paika ja tegelikult kõik see, mis Soome poole peal seal Joensuu ümber Runolaulu akadeemia, kõik see tegelikult on juba Kalevala alad, need olid juba sellist kultuuride kogemust juba omanud ja seda head praktikat siia ka toonud oma kogemusega. Ja tegelikult oli meil lihtne saada ka pointi kõik need teised riigid siit kõrvalt. Ja muuseumi puhul oli see lugu, et eks me korra mõtlesime, et mismoodi muuseumid võivad siis punti lüüa ka näiteks Lõuna-Eesti turismiklastriga. Aga see teema tegelikult oli Eesti puhul ka lõi eriti õide sellepärast, et me hoidsime seljad kokku muuseumitega. Et Laulupeomuuseum tuli meile hilisemas faasis ka juurde. Eesti Rahva Muuseum oli selleks ajaks juba ka nii-öelda valmis, väga palju sündmusi toimus. Ja siis me saime ka kohe aru, et eks mingis mõttes on see puhas selline kommunikatsiooniprojekt, et me tahame esile tõsta seda, mis juba on. Ja kirjandusmuuseumi juures siis ka, kui on näiteks Regilaulutuba toimub, seal konverentsid toimuvad, sama toimuvad ka Eesti Rahva Muuseumis. Imeline Sibulatee ümbrus ja kant, kus on Kodavere pärimuskeskus uuendatud ja väga tummise sisuga vanausuliste muuseum, kus on just see laulukomme ja selline varasem noodikirja pärand. Et see kõik tegelikult tõi nagu selle julguse, et Tartu on omamoodi epitsenter sellele ja siis Tartu 2024 andis oma sündmustega jõudu ja siis me saame kohe aru, et ka Eesti Rahva Muuseumi puhul on ju, kui on ka koorikontsert või on Tormise uus interpretatsioon või siis on ka selline väiksem hõimuklubi loenguüritus, et see kõik tegelikult käiks selle alla. Ja meil on hea meel tegelikult, kui sinna allapoole liikuda, et siis on ju kõik see Seto instituudi ümbrus ja ka väike Obinitsa muuseum, ka Saatse muuseum, kes teeb ju tublisid asju. Et see tegelikult me saame kaasata lisaks nendele suurüritustele, mida meil tuleb lihtsalt nagu esile tõsta ja rahvusvaheliselt ka nähtavale tuua ja kutsuda neid kultuurituriste rohkem ka rändama. Tänapäeval sellises ikkagi keerulises ajas tuleb julgustada seda huvilist, kes tegelikult plaanib oma suvetrippi. Ja meil oli sellele taotlusele tegelikult ikkagi palju head sisu ju sisse kirjutada. Et võibolla see algne faas, kui me ka Eesti Rahva Muuseumis paar korda ju kokku saime sellise juhatuse ja töögrupiga, et siis tegelikult eks siis selle taotluse tegemine andis meile ka palju sellist veel, et mida me siis tegelikult rohkem võiksime teha või mida võime koos teha. Ja siis tegelikult tekkis see tunne ka, kui Soomest kultuurihuviliste grupp mitme bussiga, kui nad lähevad Kuningriigi päevale, nad teevad neid peatusi ja siis see andis ka sellist rõõmu, et ikkagi Soome turist ei ole päris ära kadunud. Või siis me saame ka seljad kokku panna ja ikkagi mõelda, et kuidas me neid julgustame ka siin veel käima ja taas tulema. Sest praegu ei ole selline väga julge ju tegelikult öelda, et jah, me oleme siin 100 kilomeetrit piirist, aga ikkagi ägedad asjad toimuvad. Muidugi ka Narva näiteks, kui mõelda soome-ugri liikumise peale, et siis algne plaan oli kaasata ka Narva ja tegelikult see soome-ugri kultuuripealina sündmused. Isegi Esto laulupidu oli see, mis on meie jaoks ju ka tähtis ja ka me ise läheksime sagedamini sinna. Ja ka väga paljud huvilised Skandinaaviast rändavad ka sinna, sellepärast, et seal on ka eksootiline, aga ikkagi väga head kultuurisündmust võite kohata ka seal. Ja ma siin pikalt sellest taotluse seiklustest rohkem ei tahagi rääkida, kui võib-olla see, et Eestis meil on kõige rohkem neid võib-olla neid osalisi. Lätist on just see põnev, see Ida-Läti ala ja kultuuriministeerium on seal kenasti kaasas ja ka turismi valdkonnas on päris tugevalt on Leedu on just seda piirkonna seda initsiatiivi tahab nagu jõuliselt suruda. Eks me nagu mäluasutustena puhul ikkagi ju vaatame ja kaasasime ka selle Lõuna-Eesti turismiklastri selle mõttega, kes tegelikult ju on professionaalid teadmaks, kuidas rännatakse ja miks tullakse ja mida nad tegelikult vajavad. Et see kõik tõi meile sellist
sellist nagu, ja siis Norra viimase liitujana või kes ka tegelikult selle soome-ugri kveenide väikse sellise kildkonnaga ülevalt juba siis, meil oli ka julgust saamisid juba kaasata, et see tegelikult sellise vööna ulatub see meil siin peaaegu et Ukrainani välja. Me oleme ka arutanud, et see Ukraina laulupärand on põnev ja sealt Poola poole pealt on ju meil ka ja kaugel see Ungari veel, nagu me kujutame ette, kuidas nemad siis nii-öelda laulavad tantsivad. Et tegelikult Euroopa on avatud ja kas see on Ida- või Kesk-Euroopa, tegelikult seda lauluteed me võiksime selliste lõimelõngakeste või selliste narmastega, ka mitte ülevalt alla, vaid natuke paremale vasakule liigutada ja kaasata ja tegelikult see geograafilisus on nagu üks asi, et kui need trajektoori mõelda, kuidas reisitakse, et siis tegelikult me nii kartsime, et võib-olla hispaanlased saavad pahaseks, et miks siis siin Põhja-Euroopas paremini lauldakse, kui nemad laulavad. Aga meil ei ole kahju ka kaasata neid või kui heas mõttes on ju tähtis on see, et kui pikk see vöö on või kui kaugele need narmad ulatuvad. Ja siin lõpetuseks ongi meil need tegijad ja need logod kenasti siin nagu olemas. Ja me jätkame ja see suur uudis, et see on võetud sellesse, see nimistusse on meil ülevalt otsas on legendaarne Värtina bändi asutaja. Soomlased laulavad ööd kui päeval ja need põhialgatajad on siin ilusti olemas ja see õnn, kui meil oli EHAK-i võimas humanitaarteadlaste konverents, siis Jaanikat nähas tuli mul ka rõõmupisar silmesse, et tegime 2-3 aastat tööd ja me ei teeks midagi teistmoodi, võib-olla me tahaks teha rohkemate inimestega veel. Nii et see on üks tore teekond, mis nüüd jätkub. Ja rohkem mu slaid ei olegi. Ma tahaks isegi öelda, et kõlagu laul või siis kõlagu klaasik kokku, aga eelkõige on see tore lugu, et tänasel päeval mul on väga hea meel, et see seminar siin paneb selle alguse selle arutelule, et väga palju seda kogemust, mida ma teie slaideid vaatasin, see puudutaks justku ka ju meid ja võib-olla need vajadused ja koostöö just kohaliku omavalitsusega koos ja piirkondade ja paikkondadega koos on nagu ülitähtis või head kogemust õpime iga sekundiga, mis te siin slaididel näitate. Tere kõigile ka minu poolt. Jah. Sa ei pea vist meid sisse juhatama. Sa juba ütlesid. Tore. Mina siis esindan Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule arhiivi, mis tegelikult on meil Eestis laulu uurimise süda, sest meil on selline päris suur laulu-uurijate kogukond. Ja eks seda tunnistab ka see, et meil on sel aastal tulemas suur rahvusvaheline juba 16. traditsioonilise laulu konverents siinsamas Kirjandusmuuseumis. Konverentsi pealkirja on arhiivid ja kogukonnad. Ja tegelikult mulle tundubki, et see meie kultuuriruumi see laulupärand elab just nimelt arhiivide ja kogukondade tiheda koostööna. Ja see on see põhi ja siis meie teekonnal, siin eriti Eesti kontekstis ma võin öelda, aga mujal see kehtib ka, on need 3 suurt sammast. Üks on muidugi laulupeo liikumine ja meie võimsad laulupeod, ja väga-väga paljud lauluharrastajad, aga selle kõrval siis tõesti Setolelo, mis on väga haruldane Euroopa kontekstis, maailma kontekstis traditsioon. Siin on nähtusi, mida tõesti maailmas mujalt ei leiagi. Ja seto traditsioon tõesti on suutnud tulla tänasesse päeva, sellesse modernsesse maailma ja osaleb nendes praktikates, mis siin maailmas on. Lavakultuur, turismimajandus,
aga ka siis tõesti vana traditsiooni võib-olla nende modernsusega paratamatult kaduvate nähtuste taaselustamine. Sest see on nagu mingi uus laine, mis annab sellele traditsioonile uut elu ja sellist arengut, mis areneb, see elab. Ja kolmas sammas on siis taaselustamisliikumine, sest nagu me teame, regilaul Eestis ikkagi enamuses paikades jõudis üsna ära kaduda. Väiksed erandid võib-olla välja arvatud, aga siis 70-ndatest alates on tekkinud uus ja väga suur regilaulu kogukond, kes suures osas on koondunud Eesti folkloorinõukogusse, nende rühmade ja siis üksiklauljatena. Aga see taaselustamine, see taas ja elustamine, võib-olla see ei olegi enam tänapäeval selles postmodernses maailmas, me võib-olla ei saagi niimoodi öelda, vaid see ongi nagu saanud uue elu, see traditsioon. Ja me võime juba rääkida oma lastest, kes on selle taaselustatud lauluga üles kasvanud ja nende jaoks ei ole siin enam mingit elustamist, see on nende sünnist saati elav pärand juba olnud. Ja selleks, et nüüd tõestada, et me oleme see laulurahvas ja meil on see elav laulupärand, siis laulame natukene meie laulupärandid eest. Mina laulan Ei siin kuule muide häälta ja teie laulate Ei siin kuule muide häälta. Väga ilus. Ja. Ei siin kuule muide häälta, ei siin kuule muide häälta, ega muide laulu häälta, ega laulu häälta, kui meie kolme õekse, nelja naise noorukese, oleks meil viies olema, siis me toad täidaksime, siis me linnad liidaksime, laulutee rajaksime, lähme seda tehtud teedu, laulupärandi radada, teeme siin teel ise iluda, laial rajal laulusida, kõigi rahvale kõmuda. Ja. Aitäh. Ja nüüd siis tõesti see meie laulupärandi tee, see suur pärl, Seto-Leelo traditsioon ja ilmaasjata ei ole siin Marja Tšauk, sellepärast et Marja Tšauga sünd on seotud ka laulupärandi tee protsessiga ja samas nad tõesti näitavad, et see teekond kasvab ja areneb tulevikus kindlasti väga, väga kiiresti ja hästi. Trupadar ja
Putu
saaras meil pargi parge